kogu aeg asjaolude tõttu, kuna ma ise praegu õpetan ja uurin ka ülikoolis, siis see koormus on võib-olla väiksem. Aga mul on nagu sisemine vajadus hoida seda sidet kooliga hästi praktilisel tasandil, sest ma oma uurimustööd tahaks ka ikkagi jõuda sellesse väljundisse, et mis siis koolis muutub. Seesama küsimus ja mis hariduses üldse muutub. Ja mul on nagu üks selline mõte või kommentaar, mille kohta tahaks siis teie arvamust kuulata. Et me ilmselt selles osas oleme kõik nõus, et haridusvaldkonnas või koolis midagi peaks muutuma, eks ole, sõltumata sellest, kas me räägime soolisusest või mis tahes muust teemast. Aga järjest enam ja enam muutub minu jaoks oluliseks see küsimus, et mitte niivõrd kas poiss või tüdruk, vaid me peaksime hakkama küsima selliseid küsimusi, et mis on üldse meie inimeseks olemise mõte ja mis on meie ühiskonna eesmärk ja kuhu me üldse tahame minna. Sest kui ma vaatan praegu, me räägime hästi palju Eestis uuest õpikäsitusest. Uuest õpikäsitusest rääkimine on muutunud usundiks omaette. Ja sellest räägitakse väga tähtsatel tasemetel ja niipea, kui sa võtad kellelgi nööbist kinni, tõmbad nurga taha ja ütled, kuule, äkki sa seletad mulle 2 lausega ära, mis asi see uus õpikäsitus on. Siis selgub, et seda teadmist ja arusaama tegelikult ei ole. Ja uus õpikäsitus on praegu järjest enam nagu taandub ikkagi sellisele hästi mehhanistlikule vaatele, et me õpetame õpetajatele uued meetodid selgeks, me paneme nad digivahendeid kasutama hommikust õhtuni ja siis see muutus tuleb. Ja selliste diskussioonide juures ma ei saa sellest sihukesest mentaalsest pildist kuidagi lahti, mis on siin Facebookiski või internetis kuskil levinud selline väike naljalause koos pildiga, et drink coffee, do stupid things with more energy. Ehk me püüame leida mingisuguseid vahendeid, tööriistu selleks, et teha vanu harjumuspäraseid tegevusi, otsuseid lihtsalt kiiremini, lihtsalt efektiivsemalt. Ja me ei küsi endalt, mis on asja eesmärk. Ja siit teie uuringust minust tuli väga hästi välja selline teema nagu loovus, et lapsed ise ei pea loovust oluliseks. Samas me räägime loovusest nii koolis kui ühiskonnas, kui oluline see on, et meie ühiskonnad seisavad niivõrd keeruliste probleemide ees, et me peame tõesti leidma täiesti enneolematuid lahendusi, mitte vanu lahendusi vanade asjadega või uute digivahenditega, vaid täiesti uusi nägemusi asjadele. Ja kuidas seda siis saavutada? Ja siin on nagu ka üks selline küsimus või mõte, et sellisest konstruktist nagu on aeg. Ehk kui me vaatame, mis koolis toimub, nagu me räägime praktilisel tasandil, et koolis sees peaks midagi muutuma, siis aeg on number 1 küsimus, mille ümber kõik keerleb. Et kui me räägime loovusest, näiteks kui ma panen ennast nüüd oma õpetaja rolli ennast, siis ma õpetan gümnaasiumi õpilasi ärieetikat ja majandust lisaks inglise keelele. Ja ma tunnetan, et ainult üks probleem ongi koolis ja see on aeg. Kui ma tahan hinnata oma õpilaste loovust, siis loovus on iga kord individuaalne. See on iga kord erinev. Seda ei ole võimalik hinnata ühtemoodi ja seda ei ole võimalik suruda ka ühesugusesse raami. Samas on ju niivõrd lihtne meil rääkida jälle, et kehtestame standardid, eriti hea oleks kehtestada palju erinevaid standardeid õpetajate jaoks. Ja see oli irooniline märkus. Ma tean, et nad on olemas ja sellepärast ma ütlengi, et see tegu on juba tehtud, eks ole. Aga meil ei ole aega ja meil ei ole ka diskussiooni selle koha pealt, et kuidas mina õpetajana üleüldse reaalselt saaksin oma õpilaste loovust toetada ja seda hinnata. Seda aega ei ole. Vahendeid on, meetodeid on, kõik, kes me oleme õppejõududena või õpetajatena töötanud või haridusametnikena, teame, et me saame koolitusi söögi alla ja söögi peale. Ja me teame ka, et koolituste mõju on minimaalne. Järelikult on kuskil mujal midagi viga. Mis see viga on? Öelge palun. Ja, minu arvates, see on nagu täpselt see minu küsimus ka olnud just see, et meil on nagu nii standard, kõik on nagu kastis kinni ja see soolisus on samamoodi üks kast.
ja ta on nagu üks nendest paljudest kastidest, kus siis sind asetatakse ja seal sa pead olema ja kui sa midagi valesti teed, siis sa ei kuule meie hulka. Kui sa ütled selle sõna, siis sa ei ole enam kui sa elad Rootsis, siis sa enam ei või siin sõna võtta. Kui sa ütled homo, siis sa ja oled nende poolt, siis sa oled see. Noh, ja kui sa, mis iganes, eks ju, et õudselt nagu, et ei suuda, et seesama arvamusfestival siin on minu arvates hea näide juba nagu tulevikust Eesti. See on nagu Eesti tulevik. Et mina loodan seda ka koolis. Et ehk, et me oleme nagu valmis tegelikult üksteisega üldse kõnelema ja tulema nende kaste, sest noh, eks me siin nüüd siis saamegi, eks ju, kokku, sina oled omas kastis ja mina olen omas, aga et natukenegi nagu anda nagu lasta lõdvaks ja olla valmis nagu kuulama nagu seda teise nagu teist poolt või teist arvamust või ja samamoodi nagu nende feminismi teemadega või siis mis iganes. Ma lihtsalt korra tuleks selle juurde ka, kui tähtis on keel. Ja see on jälle ka, et kuidas me keeles mingeid asju formuleerime, et Rea küsis, et millal ma leian selle aja, et loovust hinnata. Ja ma küsiks vastu, aga kas peab hindama, eks ole, see on nagu tagasiside andmine. Ja just, et tegelikult ongi see probleem selles koolis kui struktuuris palju laiemalt, eks ole, et see, et me üldse peame hindama või andma mingi numbri lapse saavutustele, see on juba see, mille peaks küsitavaks tegema, mille ju tegelikult ka alternatiivpedagoogika on, eks ole, küsitavaks teinud. Tiiu. Siin taas pöördun nende soouuringute klassikute kirjapanekute juurde ja nemad on väitnud, et kool sellisena on loodud maskuliinsete mudelite järgi. See tähendab, kool on hierarhiline, kool on võistluslik, kool on orienteeritud teistest parem olemisele. Koolis peab olema lihtne, konkreetne hindamine, inimeste selekteerimine, reastamine. Kool on olelusvõitlus ja koolis siis see kellegi väärtustamine, see on kvantitatiivne ja siit see väga kurblooline moment, et seda maskuliinset mudelit treenivad truualandlikult ja ülipüüdlikult 86% naisi õpetajaskonnast. Ja loomulikult ma lisaks siia, et kui me nüüd niimoodi räägime, siis võiks ju tekkida küsimus, et aga miks need naisõpetajad seda teevad, eks ole, et kas nad siis midagi paremat või midagi tasustatavat ei suudaks teha, ja see on ka, ütleme, üks koht, kus tuleks endale meelde tuletada, et kool on üks osa ühiskonna struktuurist. Ja see struktuur on üles ehitatud niimoodi, et kui sa oled üks keskealine naine ühes väikeses Eesti linnas ja kasvatad näiteks üksi 2 teismelist last, siis sa töötad selle palga eest, mis sulle makstakse ja teed tunde nii palju, kui sul teha kästakse, sest sul ei ole elus väga palju valikuid. See ei ole sinu isiklik valik seda teha. See, kuidas ühiskond on üles ehitatud, paneb selle vastutuse justkui sulle üksikisikuna. Aga et meeles tasub pidada, et selle taga on ikkagi, ütleme, selline võimu ühiskondlik struktuur. Jah, palun. No ma vaidlen sellele vastu, et 86% Eesti naisõpetajatest on siis sellised kindlasti õpetajaskonnast on 80%. Jaa, aga mitte, et nad kõik mõtleksid ühel või teisel Jaa, ei, absoluutselt kindlasti, jaa. Aga ma siin eelnevate väga huvitavate seisukohtade kohta on mõned mõtted, mis ma siis alustan võib-olla, lähen tagasi juurteni, lähen tagasi koju. Ja miks ma nüüd juba enne siin märkisin seda lastevanemate olulist rolli selles ettevalmistuses, mis inimene saab üldse eluks. Et mu tütar on noor ettevõtja ja ta on ka ühes sellises noorte ettevõtjate organisatsioonis ja neil tegeldakse siis noorte naisettevõtjatega. Ja oli üks koolitus, kus siis hakati küsima, et millised olid teie lapsepõlve kodus tõekspidamised. Ja siis mu tütar rääkis mulle väga üllatunud ja pärast ta isegi kusagil kirjutas sellest, et kui meil kodus, mul on 2 tütart, 2 poega ja see tähendab seda, et pojad oskavad mul süüa teha ja saavad nööbi ette, kui vaja ja tütred saavad ka mootorsae käima, kui vaja. Ja ei ole kunagi olnud nagu sellist rollide jaotust, et ainult ema peab seda tegema, isa teeb seda, isa pesi mähkmeid, kui ema käis ülikoolis, et tütar oli nagu sellises keskkonnas üles kasvanud ja arvas, et see on normaalne.
aga siis hakati rääkima, et oi ei, meil kodus küll ei olnud. meil ikka öeldi, et ega naine ei tohi nagu endale võtta selliseid, naine peab tegema oma naise töid ikkagi, vaatama, et kõik oleks korras ja naine ei tohi esile trükkida. et see on väga inetu, naine peab olema tagasihoidlik. ja tuli välja, et üle poolte seal kohal olnud noortest naisettevõtjatest olid sellise taustal. ja kui me nüüd küsime, et miks need naised on koolis, siis võibki öelda, et nad ongi harjunud jah, et nad peavad olema sellised korralikud ja õpetajana sa saadki kogu aeg korralik olla. ettevõtjana sa pead vahetama mingisuguseid muid asju ka võib-olla tegema. ja miks poisid, miks ei ole mehed koolis? aga siin ma lähen esimese klassi juurde. et kui räägitakse ajast, et siis peaks õigest ajahetkest rääkima. ja millal saavad poisid koolis sellise võib-olla negatiivse elamuse, esimene klass. kui tulevad 7-aastased kooli, tüdrukud me teame, et on selles vanuses oma sotsiaalsetelt oskustelt poistest palju kaugemale jõudnud. ja siis see vaene poiss saab seal esimeses klassis teada, et ta on. ühesõnaga, ta ei ole ikka nii tubli, kui seal need tüdrukud on. ma olen selle üle pikalt mõelnud ja on ka selliseid lapsevanemaid, kes on öelnud, kahetsenud, et nad panid oma poja varem kooli. et võib-olla oleks olnud õigem 8-aastaselt panna. et ma arvan, et see võiks olla selle ema sisetunde küsimus, kas ta paneb lapse 7- või 8-aastaselt kooli. mitte see, et kui ta tahab panna 8-aastaselt kooli, et siis ta peab käima kõik komisjonid läbi, nõustamiskomisjonid ja siis talle öeldakse, et ei, et su poiss läheb ikkagi nüüd sellel aastal kooli ja kogu lugu. aga võib-olla kui ta läheks aasta hiljem, siis oleks tal see eduelamust rohkem ja tal see kool hakkaks ka rohkem meeldima. või siis võiksid olla ikkagi ka näiteks poiste ja tüdrukute klassid. et see, ma arvan, et see võib-olla kõlab nagu vanamoodsalt, aga võib-olla see aitaks nagu seda koolirõõmu tõsta kõigil rohkem ja siis on neil vahetunnis väga hea meel kokku saada. nii, seal olid veel mitu inimest, kes tahtsid siin ja siis absoluutselt sellesama. 3 kiiret mõtet, see tuli vahepeal nii palju huvitavat informatsiooni, et esiteks ma vastaks su küsimusele, mis sa küsisid meeste kohta ja tegelikult ise vastasid sellele enne. et ma ei tõstaks üldse küsimust riigiametniku rollist nüüd, et kuidas rohkem mehi saada, see siis astuks jälle selle segregatsiooni ämbrisse, nagu oleks meestel mingisugused väga spetsiifilised ootused, täpselt kuidas saada kooli professionaalse õpetaja. ja kui me selle lahendame, siis on kõik väga super. siis teine küsimus seostus, teie ka võtsite sõna, et nüüd ma vastan ajaloolase rollist, ma olen ise hariduselt ajaloolane. ja ju hästi kokkuvõtvalt, et tegelikult kui me läheme sinna sugukonna korra juurde tagasi, siis paljud sellised soorollid ei olnud üldse diskrimineeriva loomuga, need tulenesid ju konkreetsetest väga pragmaatilistest põhjustest, et naisel oli väga vastutusrikas roll lapsi sünnitada, lapsi üles kasvatada, lapsed olid seotud emaga ja väga paljud praegu diskrimineerivad võib-olla kombed, riietusega, töökorraldusega olid seotud naise tervise kaitsega. Hiljem, kui meditsiin arenes, võib-olla need korraldused ei olnud aktuaalsed, siis tekkis anakronism, eriti inimeste hoiakute näol ja siis tekkis see diskrimineeriv moment. Aga siin jälle on sellise riigi valitsemise tarkus, mis on täna jutuks tulnud, et kuidas me saame neid ületada ja loomulikult võtab aega, aga ma näen siiski lootuskiirt, et me saame neist oma järjekindla tööga üle. Nii, 3. nüüd läks küsija ära, aga ma natukene, see nüüd võtab spetsiifilisemalt just seda loovust, natuke läks juba laiemaks ja teema koolikorralduslikult, aga ma jah, et siin tuli mõte, mis see tõesti see muutunud õpikäsitlus on ja ma issand, kuidas hästi ühe lausega, ma ise võtaks selle, see on jälle minu kõik 3-5 rolli, mis mul hariduses on, et igasuguse behavioristliku mõtlemise väljapuksimine koolist. Et tõesti, et humanistlik vaatevinkel, õpilase õiguste isikupära austamine, konstruktivistlik arusaam, et kõik see ja hindamine on minu arust väga oluline õppeprotsessi osa. Ja nüüd ma väga jõuliselt natuke nihkun riigiametniku rollist ma selle vabatahtliku rolli. Ja ma nimelt olen 5. aastat siinses arutelus väga ilmselt intrigeeriva organisatsiooni noortejuht, kodutajate rühmavanem, kus on ainult tüdrukud, poisse me ei võta. See on põhikirjas ja põhikirjas on ka tüdrukust kasvatame naise ja ema. Et see on väga põnev põhikirjad, ma olen lugenud ja nutnud ja naernud korraga. Aastast 30 midagi vist.
ja seal olles absoluutselt vaba igasugusest reglementsioonist, vabandust, mõjupajule, olles pedagoog, ma ilma hindamiseta ma nende noortega tööd teha ei saaks. Aga see on tõesti seotud meie ühiste eesmärkidega ja see hindamine tähendab seda, kas see on loovuse hindamine,